Alpina antiikefekt. Läbipaistev antiikse pragunemisefektiga spetsiaallakk. Lõpptulemuse saavutamiseks on vaja läbida 3 tööetappi. Esmalt kandke pinnale Alpina sisevärv, seejärel spetsiaallakk Alpina antiikefekt ja lõpuks Alpina dispersioonvärv. Nii tekib pragunemisefekt, kuna lakk põhjustab dispersioonvärvi pragunemist. Tänu sellele tulevad esile seinaeendid, süvendid või sambad ja ruum omandab antiikse varjundi. Nii lihtne see ongi. Katke ruum kile või paberiga ja kleepige servad kinni. Kontrollige seinte aluspinda. See peab olema kuiv, puhas ja hea nakkega. Värvige sein esmalt soovitud põhivärviga. Seega värvitoonis, mis peab hiljem läbi pragude välja paistma. Antud juhul on selleks tooniks valge. Seejärel järgneb teine tööetapp. Spetsiaallakk. Ühest purgist Alpina antiikefektist jätkub 8 ruutmeetrile. Lakkige kuivanud sein väikese rulliga ühtlase kihina. Laske lakil täielikult kuivada. See võtab tavaliselt vähemalt 4 tundi. Ja nüüd 3. tööetapp. Alpina dispersioonvärv kontrastvärvitoonis. Antud juhul must värvitoon. Kandke värv küllastunud ja ühtlaste paanidena pinnale. Töötage võimalikult sujuvalt ja ärge katkestage tööd, sest praod tekivad üsna kiiresti. Aga just seda efekti ju soovitegi saada. Pragunemisefektiga mustrit antiiksete eeskujude järgi. Näete, kui ruttu on tekkinud praod. Esimesed praod muutusid nähtavaks juba umbes 1 minuti pärast. Seejärel ei saada enam midagi muuta. Seega tasub kiirustamine ennast ära. Valmis pragudega muster on seega tekkinud juba 5 minuti pärast. Alpina antiikefekt. Pragunemisefektiga spetsiaallakk. Loominguline idee trenditeadlike inimeste jaoks. Toob ruumidesse antiikse hõngu ja loob uudse heaolutunde. Alpina, avastage oma kodu jaoks individuaalse ruumikujunduse vabadus.